Tere, mina siin. Ma olen täna Muhus koos oma sõbraga Soomest. Ja praegu me oleme siukses kohas nagu Koguva. Peale seda lähme Liiva poest läbi ja siis suundume Pädastesse. Muhus elab 1950 inimest. Muhus on 52 küla. Muhu pindala on umbes 208 ruutkilomeetrit. Kuressaarde on 65 kilomeetrit, Tallinnasse 153 kilomeetrit. 2019. aasta eelarve Muhu vallal oli 4,24 miljonit. Koguva on siis vana kaluri küla, mille ajalugu ulatub aastasse 1532. Tänaseni elab Koguva 20 talus põliste asukate järeltulijad. Koguva külas elas siis kunagi siuke kirjanik nagu Juhan Smuul. Tema kirjutas siis hästi palju merest. Koguva külas on ja tegutseb Muhu muuseum, mis on ka talvel avatud. Siis Koguvas on kunstitall ja nii edasi. Lähme teeme väikse tiiru küla vahel. Nagu näete, siis seal asub siis Muhu muuseum, mis on täna kinni. Mulle meeldivad Muhu juures nüüd külavaheteed, kitsad kiviaiad ja siis muidugi see arhitektuur. Siin on siis see kunstitall, millest ma rääkisin. Siin Koguvas on siuke turismitalu nagu Vanatoa. Seal saab siis majutust ja toitlustust. Ja see on siis Muhu muuseumi üks hoone, vana rehielamu. Nüüd me oleme siin ühe tuuleveski juures. See on siis Andruse veski. Siuke vägev mürakas. Me jõudsime nüüd Juhan Smuuli kuju juurde. Ja siin on Koguva sadam. See hoone, seal on vist mingi uus restoran, mis sai hiljuti valmis selle aasta kevadel või. Siis siin sadamil on ka hästi palju erinevaid tegevusi. Mingi kalastusmuuseum, noodakuur, mänguväljak, karavanide parkla, see restoran seal. Vot. Ja siin ehitatakse vist ujuvaid saunu praegu. Need peaksid olema ujuvad saunad.
või midagi sellist. Saunad või siis mingi hotellid või midagi taolist. Ja siit käis siis Juhan Smuul tema pere kalal.